No tšau, mis, vaata, me räägime tihtipeale, inimesed räägivad sellisest asjast nagu armastusest. mis, ütle mulle, mis on veel, mis näitab veel rohkem nii-öelda hoolivust, mis näitab veel rohkem kaastunnet, mis näitab veel rohkem, mis tekitab veel soojema tunde, nagu mis saab tekitada veel soojema tunde, nagu mida sa saad veel, kuidas saab veel soojem tunne tekkida? kui selline asi, mis saab olla veel rohkem armastus kui see, millest ma nüüd räägin. vaata, ütleme, et ja ma ei räägi siin nii-öelda, ma räägin siin puhtast, mitte seksuaalsusega segatud sellest armastusest, vaid puhtast, siirast, puhtast. kui ütleme, et sa tuled, sa midagi hakkad minuga jagama, ütleme, et me oleme kahekesti ühes ruumis ja sa jagad mulle midagi. ja kui ma olen täielikult seal sinuga, nagu ma olen nagu kogu mu olemus on seotud sinuga. nagu ma olen täielikult seal, ilma et ma sooviks midagi muuta, ilma et ma sooviks midagi lahendada, ütleme, et sa jagad midagi, ilma et ma tunneks, et ma tahaks ära minna sealt, ilma et ma tahaks teemat vahetada, ilma et ma tahaks midagi, üldse midagi, ilma et ma mõtleks absoluutselt millegile, vaid olen 110% kogu oma olemusega seal sinuga. ühinen nii-öelda kogu see olemus ühineb sinuga. vaata, minu meelest armastus ongi nagu, kui kaks saavad üheks, kui toimub see ühinemine. kui me võtame nagu selle mudeli, et kuidas see universum alguse sai, ütleme, et ta sai alguse kunagi, mis siin toimub, jah, toimus mingi suur pauk, me kõik oleme ühest allikast, järelikult me kõik oleme üks väli, jah. me näeme selle keha piire, aga teadvuse, kutsume seda teadvuseks, kus see tants toimub ja kus su mõtted toimuvad, kus su emotsioonid toimuvad, kus see ekraan toimub, jah, see on nagu üks seesama väli, millel pole piire. kui sa paned silmad kinni, okei, kus see teadvus lõpeb nüüd, jah, me jagame ühte ja sedasama välja. ja kui me kaotame, oleme täielikus kohalolus, kaotame kõik tahtmised ära, siis me ühineme. ja kui kaks inimest korraga seda teevad, siis kaks saavad üheks. ma arvan, et see nii-öelda see midagi, ega rohkem midagi intiimsemat ei saagi olla põhimõtteliselt. no mis siin veel intiimsemat saab olla? ja seda võib kutsuda armastuseks.
ma näen. Võib, aga ei pea. Võib, sina võid teistmoodi asju näha. Sa võid täitsa omamoodi asju näha. See on lihtsalt üks moodus. Pakkuda teisele inimesele täielikku kohalolu on pakkuda talle nii-öelda armastust. Nii tekib tugev nii-öelda tugev ühendus võib tekkida. Nagu tugev ühendus tekib. Kuuldud tunne tekib, kuuldud nähtud tunne tekib teisel inimesel. Mõistetud, kuuldud, nähtud, mõistetud. Ja see on nagu, sa oled nagu kogu see energia, sinu olemus, ehk siis sinu energia on seal ruumis. Vot, kuule, aga selge. Kõike head.